gonna keep around the internet. Nii, olemegi garaažis. Nagu eelnevalt sissejuhatus väike oli, meie hooaeg nüüd sai ametlikult läbi. Meie hooajas tegelikult viimane sõit ja viimane punkt oli ka Night Bash, kus me just tulime. Oli huvitav, oli jälle katsus rohke, meil oli jälle endiselt amordi probleem, sõitsime, panime uue tükki külge just enne minekut ja sama kiirelt tegime katkisele. Aga meil on nagu lubatud sai hooaja kokkuvõtte, mis me oleme iga aasta teinud. Räägime hooajast, räägime palju raha kulus ja meil on ka siis Q&A, millele me siis, mida me tegime siis eelmises videos ja mida me ka siis tegime Instagramis. Et me valisime mõned küsimused välja ja me vastame neile nüüd video lõpus. Aga rääkides nüüd hooajast, siis hooaeg oli meil tõusud ja mõõnad, oli hästi, oli halvasti, oli väga halvasti. Võtsime sõnun ära, mootor lendas nii, et tegelikult oli meil see hooaeg oli selline huvitav nii iseenda mõttes kui ka siis auto mõistes, et me tegelikult ju tegime siin hooaja alguses suure kardinaalse muutuse siis kere peal, et kui eelnevalt me oleme sõitnud 36-ga, siis selleks aastaks me valisime siis 46. Kui see tundus, et samamoodi BMW perekonnas 3. seeria natukene uuem, natukene tugevam, et mis see on, et täpselt sama, siis tegelikult sai päris kiirelt selgeks, et ei ole sama ja päris palju erinevus oli. Võib-olla nii-öelda, ma isegi ütleks, et heas mõttes erinevus, et pigem oli halvas mõttes, et auto oli laisem, auto oli suurem, jõudu oli rohkem kui kunagi varem, 36-ga võrreldes, aga endiselt meil olid väljakutsed. Ja nende väljakutsetega me nägime päris palju roppu vaeva, et see saada paremaks. Me saime paremaks, aga paraku meie jaoks me saime paremaks need liiga hilja. Et ütleme, selle hooaja keskel me alles võib-olla saime autost aimu, mina sain autost aimu, me saime seda muuta päris palju tegelikult selle aja jooksul, nii sillaseadmeid, vedrustuse seadmeid ja mis oli hästi huvitav võrdlus oli tegelikult istme positsioon. Et me natukene muutsime seda ja siis läks oluliselt paremaks. Et just seda, et kui kõrgel iste oli, et kuna meil on korviste, siis see ei ole tüüpiliste siinide peal ja seal ei ole nii palju mängimisruumi. Autoga oli suur kohanemine ja ka tegelikult see ehitus, kui eelnevalt esimest korda, kui ma üldse driftiga alustasin, siis ma tegelikult ostsin lihtsalt valmis auto,
käisin sellega paar korda trennis ja siis hakkasin võistlema. Et sellist auto ehitusprotsessi me ei ole läbi käinud ja see auto ehitusprotsess ongi selline hästi huvitav, et mida ma ei soovitaks, kui võib-olla keegi siin vaatab videot ja mõtleb, et hakkab ehitama nüüd driftikat, et drifti sõita, siis mine osta valmis auto. See ei ole mõistlik, kui sa alles tahad ja sa alles hakkad õppima, mida endast kujutab drift ja kuidas seda teha, siis õpi kõigepealt sõitma ja siis kui sa oled sõitma õppinud, sul on võib-olla seal mõned nüansid, asjad tekkinud, mida sa näeksid, kuidas auto võiks käituda ja sa tead, kuidas auto võiks käituda, ehk siis sa saad hakata nii-öelda ise vastad sellele siis õppima ja tuunima. Ja hooajak tegelikult ei olnud ka üldse odav, et meil läks ikka raha ikka normaalselt, et seda läks igale poole ja kõik asjad maksid väga palju. Kogu see auto ehitus läks liiga palju maksma, kogu see hooaeg läks liiga palju maksma ja tegelikult üldiselt, kui hooajast rääkidagi, siis natukene siis ka see hooaja siis lõpptulemus ei olnud üldse see, mis me oleks tahtnud, et see võiks olla. Et eesmärk oli palju suurem ja see läks pekki. Ei olegi midagi ilusamalt öelda, et ei lõpetanud seal, kus me oleks tahtnud lõpetada, aga sinna me jõuame, mida me järgmine aasta teeme. Et järgmine aasta jätkame ikkagi street-klassiga, ei saa sellest üle ega ümber. Finantsilise mõtte poole pealt võib-olla isegi veenitaks välja semi-pro või nüüd on tegelikult semi-pro pole enam, nüüd on pro 2 tase. Aga ma ei taha ilma tiitlita lahkuda street-klassist, et püüame järgmine aasta tiitli kätte saada. Järgmiseks aastaks meil on tegelikult päris ägedad mõtted, mida me autoga tahaks teha. Kõik oleneb nüüd, mis meie koostööpartnerid ütlevad. Kui need koostööpartnerid, kes meil täna on, annavad rohelise tule ka järgmine aasta, siis see kõik on võimalik, sest et kogu see hooaeg ilma koostööpartnerita oleks ilmselt keeruline, sest koostööpartnerid, kes meil täna kõik auto peal on andnud väga suuri panuse selleks, et me saaksime teha videosi, et me saaks sõita ja et see kõik oleks üldse võimalik, sest et ilma koostööpartnerita see täna kindlasti enam võimalik ei ole. Aga alustame siis algusest, auto ehitus, kui palju see kogu see värk on maksma läinud, miks see nii palju maksma läinud ja mis need numbrid ütlevad. Et mul on tegelikult Excelit on peetud, siin on nii-öelda vahepeal, osad asjad on sees, osad asjad ei ole, sest et number mingi hetk läks nii suureks ja raha läks ka niimoodi, et midagi läks ja midagi teha ei saa, tuleb osta ja ega ma kõik ei pannud kirja, aga vähemalt mul on arvuti ja siis vaatame üle, miski maksis ja räägime nendest asjadest, miks need maksma läksid nii palju ja miks me tegime nüüd. Aga alustame siis nendest ilusatest numbritest, ma võtan kohe oma arvuti, mul on kõik üles kirjutatud. Auto ehitus nüüd, kuna meil ehitasime täiesti uue auto otsast lõpuni, kõik sai siin autos uus, iga kui viimne piduritoru, iga kui viimne kütusetoru, kõik sillapuksid, kõik sai nullist tehtud ja kõik sai ise tehtud. Ütleme, et siin nüüd, mis siis olid sisse ostetud teenused, oli kindlasti kiletamine, kere keevitamine, sest et silla kinnitused kõik on tugevamaks tehtud ja tegelikult ka sildade komplekteerimine, sest et kuna auto käis meil Karl Krexi juures või Krexi drifti juures käis siis kere tegemises või nende sildade tugevdused, siis ma lasin ka tal kohe need sillad siis alla panna, et kuna auto on ju vaja kuidagi veerand kujul garaažist välja ka saada. Aga kui me nüüd alustame siis nimekirjast, esimene asi, et üldse alustada driftika ehitust, on sul vaja toorikut. Toorikuga oli meil nüüd selline olukord, et kuna me tegime Keviniga, tegime siin omad kokkulepet, siis Kevini käest tuli mulle kere. Aga kerel oli ju vaja kõike pudru-padri, kõike pudi-padi asju juurde, mootorid, käiguvasti, see oli paljas puhas kere. Ja kui me nüüd siit lähmegi järjest, siis esimene asi, mille ma ostsin, oli mootor. Mootori ma sain tegelikult üpriski sootsa hinnaga. Mootori toorik oli 1200 €. Aga ta oli X5 pealt, sinna oli vaja uusi karterid, käppasi, pudipadi asju veel ja me tegime mootorile siis Pesur Motorspordis tegime remondi, ehk siis see mootor on natukene tehtud, tal on rohkem jõudu kui tehasest, ta on päris lõbus asi, oleks 36 praegu, oleks nagu väga äge.
Järgmine nimekirjas, mis mul on siis tegelikult Wisewabi nimekiri. Kuna Streetis on Wisewab keelatud, aga Wisewab toodab ka erinevad siis lock-kittidele, toodavad ka pukse ja meil on tagasillas on kallid alumiiniumpuksid, mis on siis käemikus, et kui kokkupõrg juhtub, siis mul sõidid jääb ikkagi oma koha peale, aga et on tegelikult siis, kui ma külges sõidan, et tagaratas siis ei liiguks sisse ega välja, et oleks seal ühe koha peal. Ja Wisewabi puksid olid 220 €. Siis on Hydro Shifter, need läksid maksma 600 €. Siis on olemas kõik need alumiiniummootori ja käiguvasti padjad, need maksid seal 200 €. Ehk siis see nimekiri, ütleme, et läheb päris kiirelt, päris kalliks. Ja ma just kuulasin podcasti Teammake'i Eesti sõitu ütles, et 4-6 difri maksab 20 €, ei maksa, 200 € maksavad. Kui sa tahad saada Type 188 taga difrid teatud ülekandega, sa maksad sellest päris palju raha. Et samamoodi mina ka maksin raha, sest et meil on siin hea ülekanne, mis sobib. Sõidad ainult ühe käiguga, elu on äge ja sellega saab piirdub. Ühesõnaga differ oli järgmine. 2 sotti. Õõtsad, rooliotsad, kettad, klotsid, supportid, kõik sellised veermikud detailid, puksid, mis siin veel on, armeeritud piduritorud, sidurikomplekt on 950 €. Mul on ikkagist juba väike eeldus, et võib-olla väike tiiser, miks meil on vaja tugevat sidurit, sest et uuel aastal on uued mõtted. Ühesõnaga sidur oli 9 sotti, kardaan 200 €, L-vent, summuti, kütusepump. Kuna ma ütlesin, siin selle auto juures kõik on uus pandud ja kõik on korralikult tehtud, et see kestaks, et sellega ei oleks probleemi. Siis on koilid. Koilid on meil BC True coiloverid, maksavad üle 1000 €. Väga head koilid, aga väga kallid. Ja mida mul siin juba nimekirjas olema, tuleb kohe meelde, et ma sõitsin ju oma koili kõveraks, et me vahepeal vahetasime ka tegelikult koili alumise otsa ära. Ma vahetasin selle ära, me läksime Nightbashile, ma sõitsin selle uuesti kõveraks ja me panime uuesti uue ja see on jälle 200 €. Et jõhkralt läheb ikka raha. Mis on võib-olla siin veel sellised huvitav number kõikist asjadest on vedelikud, et kõik need mootoriõli vahetused, dosoolid, pidurivedelikud, käigukasti difriõlid. Mul on täna läinud driftiku hooldamise peale, lihtsalt õlide peale, suurusjärk kuskil 1000 €. Tundub juba palju, aga ütleme, et ma olen see hooaeg vahetanud mootoril 4 korda õli. Mina sõidan mootoriõli peal, üks õlivahetus on seal kuskil 160 €. 5 korda olen vahetanud või mis ma olen, 5 korda vist olen vahetanud, aga kuna meil vahepeal läks mootor ka, käis laiali, sest õlipumba võll murdus ära, siis me tegime veel mootorile ka siis tegelikult sissesõitu ja odavama õliga tegime ka tegelikult puhastust, et lasime ka auto soojaks, vahetasime lihtsalt õli mitu korda, enne kui panime kalliõli sisse. Vedeliku peale 1000 € läinud. Ja nüüd me jõuame sinna, sisse ostetud teenused. Mootori nüüd varuosade raha, mis on mootorile kulunud nii, et me ei arvesta siis sisse tööraha. Suurusjärk on kuskil koos sellega, et meil käis vahepeal uuesti mootor lahku, sest õlipump läks puruks. See on kuskil 3000 kopikatega on läinud siis ainult mootori varuosad, ehk siis plokikäänetöö, mootor lahku, kõik saaled, ketid, meil on ka teistsugused, ühesõnaga seal on natukene saladusi ka näol, et nende peale on kulunud täna 3000 €, sest et seal on see nii-öelda F-Miki tugevdusvõll, et sihukest muret meil kunagi rohkem ei juhtuks ja tutikas õlipump. Siis on meil Cargrex, kes tegi meil kere, temale läks natuke raha, 4-kohaline number, täpselt numbrit ei ütle, aga üle 1000 €. Siis on sillastendi me oleme teinud päris palju see aasta. Kui kunagi 36 sõitsin, siis üks sillastend, 1 aasta ja niimoodi ma sõitsin. Juba hästi sai hakkama, aga see aasta
ma olen kuidagi väga palju tahtnud ise õppida kõike, mida saab muuta, et ja me oleme proovinud ka erinevaid seadmeid just võib-olla kokkujooksuga, et see on selline võib-olla enda kiiks olnud see aasta, et natukene ise rohkem ennast harida, et õppida siis autot siis kohandama ja vastavalt sellele ka seadistama. Siis on juhtmestikutööd pluss mootori häälestamine ehk siis seadistus. Selle peale on kuskil kulunud arving 500 eurot jämedas laastus. Liveri nüüd läks maksma, võime öelda, et 1500 pluss kõmmiga ja järgmine suur kulu kindlasti, mis meil on olnud, on rehvi kulu. Rehv on nüüd, ma ütleksin täpselt sama palju läinud nagu kõik need muud aastad. 50 rehvi hooaeg, see on kuskil olnud selline taktika, ma täpselt neid tegelikult rehvi kogust isegi peast ei tea, sest et täpselt nii palju on läinud, kui palju oma rehvipunktist ostnud olen. Meie rehvid tulevad nagu ikka, rehvipunkt, ma arvan, sealt tulevad kõikide Eesti driftisõitjate rehvid. Nii, sellega sisuliselt võime autoehituse kokkuvõtte. Ma võiks öelda, et auto peale meil kulunud jämedas laastus. Ma arvan kusagil, mis kusagil? Ma tegelikult tean seda numbrit, see on kuskil 19 000 eurot. See on ainult auto ehituskulu, seal on sees ka tööraha, mis ma olen inimestele maksnud. Et kõike ma päris ise teinud ei ole, ei oska. Kerema keevitud ei oska ja mootorehitus. Et mootorehitus on ilmselt ise hakkama ei saaks ja seda ma saaks hakkama, aga ta ei oleks ilmselt korras. Ja jah, hooajakulu nüüd ütleme, et see on suurenenud see aasta kindlasti, sest et meid on meeskonnas kõvasti rohkem kui kunagi varem. Meil on Alex, kes filmib, meil on kaamerad, mis meil on vaja olnud osta siin vahepeal ja rentida lense ja tarvikuid. Et ütleme selle videotööstuse peale raha läinud, majutuskulud, ütleme võistluskulu Eesti etapp on kuskil 500 eurot, Läti etapp on kuskil 1000 eurot. See on olnud kuskil selline umbkaune rehkeldus, et 6 etappi, võime ise kokku arvutada, et see on kuskil jämedas laastus 5000 eurot, mis 5000 eurot, mis ma ütlesin, 6 etappi, palju see teeb? Meil oli 2 Läti etappi, Taugapils ja Pikkeri. Tauga oli meil natuke sponsoreeritud Terve Hausi poolt. Jah, Tauga oli sponsoreeritud, seal ei olnud majutuskulu, aga ta oli kauge etapp ja sinna seal oli muud kulud. 4 päevaga ikkagi. Jah, ütleme 4 päeva seal on ju, toidud, asjad, tegelikult läheb ju raha päris palju. Nii, 4 Eesti etappi. Ma ütleks, et Eesti etapp on kuskil 500 eurot ja kui ma olen kuulnud, et jällegi need suured mehed vahepeal räägivad, et mis see seda streeti sõita on, mingi kuradi 1000 eurot hooaeg, siis ütleme, et sa ikkagi lähed võistlema, sa sõidad siit väravast sisse, sa maksad 150 eurot ja 125 eurot osalustasu. Sul on kütus, sul on rehvid, rehve street-klassis kulub kindlasti vähem kui suurtes klassides, aga sul on ikkagi 4-6 rehvi, mis võiks kaasas olla. Aga rahaliselt siis ütleme, et sellise street-klassi sõitmine hooaeg, ma arvan, et see on kuskil 5-7 000 eurot. Võt selle võistluskuludega, selle kalkulatsiooniga ma olen olnud kehv ja ma ei ole seda pidanud. Aga ma arvan, et see lõppsumma koos autoehituse, koos võistlemisega oli selline suurusjärk 25-26 000 jämedas laastus. Tundub ulmeliselt palju, aga nii see on läinud ja ma isegi ei oska, ma võib-olla paar tuhat eurot oskaks arvata, kust saaks odavamalt, aga autoehitus on kallis ja kui sa pead Excelit ja sa vaatad ka päriselt, kuhu see iga kui viimne see 20, 30, 40, 50 eurot läheb, siis sa saad ilmselt samasuguse numbri. Aga see selleks. Järgmine asi on hooaja kokkuvõte siis see, kuidas meil võistlemine läks, et võistlemine hooaja algus oli tegelikult päris äge, kohe top 16 OMT-ga langisime välja. Järgmine etapp samamoodi, top 16 OMT ja kolmas etapp oli, mis meil kolmas oli? Tauga oli üks kolmas. Taugast oli meil esimene selline tõesti negatiivne kogemus, kus justkui saime top 32 ja siis tuli välja reeglistikust, et alammäär on 1 punkt suurem. Ja me ei saanud võistelda siis top 32 ja me võistlesime Tandem X-is, aga selleks teed hästi, me sõitsime kuni top 8 välja ja langisime välja, mis oli iseenesest oli täitsa okei. Ja peale seda tuli meil kohe, siis oli Kulbi vist. Kulbis läks ka halvasti, et meil ütleme, et
6 etapist 3 olid sellised positiivsed, ülejäänud 3 olid negatiivsed. Et oli selline täpselt so hooaeg. Jah, ei ole kergu hooaeg selja taga. Aga sinna vähemalt järgmine aasta näha ja teada, kuidas paremini saaks ja mida teisiti teha. Ja siin on õppetundi nii palju olnud see hooaeg, kui ma arvan, et rohkem õppetundi kui kunagi varem, sest et meil oli see hooaeg oli 24 tundi enne võistlusele minekut ja meil isegi enne Daugavpilsi, kui läksime, siis meil oli mootorike vahel, meil oli mootor katki, me suutsime sellega hakkama saada. Hooaeg ju algas sellega, et me ehitasime auto, mina mehaanik ei ole, võib-olla paberid ütlevad midagi muud, aga see oli ikkagi meeletult suur väljakutse iseendale ja kõik sellised pudipadi asjad, mis on vahepeal juhtunud, see on tegelikult, ütleme, et kaamera väliselt, et see kogu see ütleme, et autoga on ikkagi olnud siin väiksed errorid ja probleeme ja siis sa putitad neid ja siis sa jälle testid midagi ja ütleme, need hooaja mõttes on nagu päris palju selliseid uusi väljakutseid olnud. Ja ütleme, kui see kogu kompott kokku võtta, siis ei saa rahul olla, sest et eesmärk, kus me tahtsime saavutada ja kus me tahtsime lõpetada hooaja lõpus, oli teine. Ja see oli tegelikult ju käe-jala ulatuses ainult ühe kvalifikatseerumise taga. Et sellist tegelikult asja, nagu meil see aasta on olnud, et meil 3 korda on kvalifikatseerumisega olnud probleeme, ei ole minu motospordi staaži jooksul kunagi olnud. Et uus auto, uus kere, see oli iseenda jaoks tegelikult meeletult suur väljakutse. Just see harjumine ja see harjumusprotsess, et ütleme, et kehalas meil ei läinud ju sellepärast alasti, et ma olen autoga kohanenud. Seal lihtsalt oli tehniline viga, millele meil ei olnud lahendust ja millele me isegi ei osanud varasemalt mõelda. Et täna, ütleme täpselt selline olukord juhtuks, me oleme selleks valmis, me teeme selle kiirelt korda, nagu me Night Bashil nägime, siis selle peale kulus täpselt nii vähem kui rohkem kui 5 minutit. Ja see mure oli korras, et Night Bashil meil juhtus see sama viga, täpselt sama poolega. Ja me saime selle kiiresti lahendatud. Aga üldiselt oli, ma ütleks, kõikidel toetajatele kogu see hooaeg on olnud võimalik ja tegelikult need inimesed, kes on tulnud meil selle hooajaga, millele ma olen meeletult tänulik kaamera taga meil endiselt Alex. Alex on võtnud väga suure koormuse minu õlult ära. Ja ilma Alexita me sellist videot ei teeks. Inimesed, kui Alexit meil see hooaeg ei oleks ühtegi videoka, sest et mul endal ei ole aega, ei ole nii palju võib-olla tahtmist, sest et ütleme, see ajaline probleem on kõige suurem. Ja teiseks, see tõi meil Alexina. Alex on Alex. Et ilma Alexita oleks meeskond kindlasti ei oleks see, mis ta täna on. Et täna on juba lausa meeskond, mitte mina ja Andre ja Rajapäev, et see on juba natuke suuremaks läinud. Ja siia tegelikult hooaja mõistes ma ei teagi, mida juurde veel lisada. Andre, on sul midagi juurde öelda? Võib-olla ilusam hetk või kõige negatiivsem hetk, teeme mõlemad. Kulbi 2-0, ma arvan, jääb kõige rohkem. Ei olnud 2-0 ju. Selle. 2-0 oli Kehala. Kulbi oli 2 alampunkti. Kulbis oleks võinud sõita. Kulbi oli kõige huvitavam, see oli etapp, mida me kõige rohkem ootasime. See oli etapp, kus meil eelmine aasta kõige paremini tegelikult läks kogu selle flow mõistes välja arvatud, see käigukast läks puruks. Aga Kulbi oli selline päris huvitav kogemus. Ja Kulbi oli sellest suhtes kõige negatiivsem, sest et see oli nagu päriselt Rajapäev, kus me võistlus, kus me ei saanud esimesest ringist saati, me ei saanud seda rada paika, me mitte midagi ei sujunud. Kõik oli täiesti pahupidi, aga kõige ilusam hetk. No, pikka pärikas. Jah, see oli küll päris äge. Aga ma isiklikult ütleks, kuigi meil ei läinud see võistlusel hästi, ma ütleks Daugavpilis. See, et me saime 24 tundi, 2 tundi enne väljaminekut Daugavpilsi poole, me tegime autole esimese käivituse, sisuliselt me tegime esimese sõidu. Ma ütleks, et ja mina ja Andre kahekesi ja Kevin Pesul tõi meil õhtusöögi. Ta tuli vaata meie juurde sinna, siis tõi meil süüa. Siis ta teadis, et me oleme öö läbi garaažis. Aga jah, ütleme, et tõusud ja mõnad oli äge ja tegelikult ja me nüüd jõuamegi sinna maale, et kas me mida ja kas me üldse sõidame järgmine aasta. Siis vastus on loomulikult sõidama. Ütleme, et motosport on saanud rohkem kui lihtsalt hobiks, seda on ikkagi saanud
ma ei tea, ma ütleks, et kui ma täna motospordiga ei tegeleks, siis ma ei teaks, mis mind hommikul motiveeriks, miks ma pean tegema rohkem, teenima rohkem ja pingutama rohkem, et see on ikkagi rohkem kui hobi, ta on kuidagi rohkem elustiiliks saanud ja ilma selleta ma täna ei oska, nii lihtne see ongi. Et järgmine aasta me kindlasti sõidame, klassiga on ka tegelikult otsustatud juba, me sõidame street-klassi, me ei lahku enne, kui meil ei ole karikat. Sest et ilma karikata me ei tee seda. Karikas ära ja siis me võime rääkida järgmine aasta Pro 2-st või siis Pro klassist. Küll ma selle raha leian, küll me seda Pro klassiga sõitu jõuame. Aga enne võtame streeti karika. Et see on nüüd meil 2025 aasta siis eesmärk ja lubadus. See on see vana aasta õhtul, vaata, mis su uue aasta lubadus on. Siis meie uue aasta lubadus on hooajakarikas. Et see on nüüd meil otsustatud auto osas. Uut autot me ilmselgelt ehitama ei hakka, sest et te juba kuulsite, palju selle auto ehitus maksma läks ja ainus vahe on see, et me teeme siin väikest uuendused. Uuendustest me räägime varsti, praegu me ei räägi, sest et Mooton kui sponsorid ja koostööpartnerid ütlevad mulle oma vastuse ja siis ma tean, kas ma saan seda lubada endale. Et meil on ägedad plaanid siin õhtul vahepeal saunas tulnud välja, mis võiks teha järgmine aasta. Ja, ega mul rohkem siia tegelikult midagi juurde lisada ei ole. Nüüd on nüüd see Q&A aeg. Vaatame, mis küsimused meil esitati. Ja siis vastame ja siis paneme selle videopurki ära ja alustame homme järgmise asja filmimisega, sest et meil on homme juba uued seiklused. Minu poolt käib. Nii, juba lõpp käib. Lappes, bloopers tuleb. Nii, alustame või? Ühesõnaga Q&A aeg, nagu lubatud oli eelmisest videost, et me vastame huvitavatele küsimustele. Me valisime välja, on hästi öeldud, küsimusi väga palju tund, aga me valisime siin osad välja, mille me vastame. Ma alustan. No. Nii, kuidas Andre külges sõit välja tuleb? Ei ole tekkinud huvi ise proovida? Tegelikult vastus on see, et sa oled proovinud. Jaa, 36 aega proovisin, tegin Kehadas väiksed söörikud. Tegin söörikuid 8-id. Ja me oleme talvel ikka koos tandemikka sõitnud. Viiterpiiterid ikka oleme sõitnud. Talvel on kiirust väike. Ühesõnaga, me tegelikult talvel sõidame, aga Andre sõidab päris hästi. Kompaga ta küll ei sõitnud hästi, mul oli eelmine aasta kompa talveks. Sellega me olime mõlemad kraavis, käisime ühe korra seal, tead küll see, mis see Wild Mexico rada, vaata, seal käisime, aga seal me olime ka kraavis ja siis ühesõnaga. Kompaga me eelmine aasta sõitsime sellega väga hästi sõitnud, aga Andre sõidab küll tegelikult. Ma sõidangi nii kaua, kuni saab 8 teha, et mujal kaovad minu munad ära, et mina ei julge. Tegelikult ikka julge küll. Ma oleks sõinud auto, siis prooviks võõrautoga, ei taha. Ja siis me jõuame sinna, et siis pappi ka vaja. See pappi ka vaja. Nii, järgmine küsimus. Kui sul oleks valida kas töö või drift järgmine aasta, siis mis sa valiksid ja miks just semi-pro? Kas töö või drift? No ütleme, siin on tegelikult väga lihtne vastus, iga kell drift. Et ma arvan, et enamus sõitjad täna töötavad selle poole, et saaks seda igapäevase tööna teha. Reaalsus on see, et ütleme, siis peab ikkagi väga hästi minema, et saaks seda tööna teha. Et kui mul oleks valida ja kui mul oleks nii palju raha, ma ei tea, ütleme, et see on selline asi, et kui sa nagu ma ütlesin, ta on rohkem kui hobiks saanud, ta on selline juba täna eluline, siis... Ühesõnaga, oleks ilus unistus, aga Igatahes mina sõidaksin, kui mul oleks keegi viskaks 50 tonni aastas laua peale, et sõida drifti vahet ei ole, mis klassi on, siis ma sõidaks drifti ja teeks seda igapäevatööna. Aga täna ma kahjuks pean selleks ka igapäevatööd tegema. Ja ka välistööd veel tegema, et kogu seda hooaega kinni maksta, enda muid kulutusi kinni maksta. Et see ei ole päris nii lihtne. Ja semi-pro, miks ma tegelikult just semi-prood sõidaks, või täna on selle klassi uus nimetus on Pro 2, on tegelikult lihtne, et mis ma olen näinud on see, et pro tasemel, ütleme, et see klass ei ole nii suur, sõitjad ei ole nii head, võib-olla see on liiga kuri öelda, tegelikult ütleme pro klassis on täna väga häid sõitjaid, aga kui ma sõidan semi-pros, sõitjaid on rohkem, autod ei ole võib-olla nii üle forseeritud, ta on natuke taskukohasem nii refi kulu mõistes, kui ka selle kulu mõistes, et autod kestavad kauem, sest et seal ei ole see nii-öelda refi pidamine, auto võimsus kõik nii
piiri peale aetud, et asjad lihtsalt ei lagune nii palju. Et mina sõidaks täna, kui ma saaks täna drifti teha kui enda igapäevatööd, siis ma sõidaks semiprood ja ma saaks ka Alexile suurt palka maksta ja me teeks garaažis igapäev videosi ja see on üks märg unistus, mille poole ma töötan, mille poole ma pingutan, et seda ükskord teha, aga täna ja järgmine aasta ma ilmselt pean veel igapäevatööd tegema. Nii, aga järgmine küsimus. Mis tööd peremees teeb, et jaksab garaaži osta, drifti sõita ja pereelu elada? Tegelikult lihtne Google ütleb, kus ma töötan, kes ma olen, et ma olen personaalne müügikonsultant ühes parimas autoettevõttes Eestis, ma arvan, võin julgelt öelda. Ja garaažist ma ei ole ostnud, nii rikas ma ei ole, et see on üüritud, aga selle asemel ma ostsin kodu. Et jah, nii hästi ma ei ela, aga alati saab paremini. Nii, võtame nüüd kohe järgmise küsimuse. Nii, mis mõtteid valdavad sind, kui mõtled järgmise hooajale, kas jääb veel street klass? Sellele tegelikult me juba vastasime siin, et me sõidame nüüd street klassi. Sellega nüüd on tegelikult järgmine aasta väga palju mõtteid nii auto enda osas. Kõige tähtsam on tegelikult ka see, et kuidas me planeerime kogu seda meeskonna asjadega ja ütleme siin tegelikult on päris palju asju, mis on lahti veel, mille kallal me töötame, et see kõik saaks ära teha, sest et üks asi on autoehitus, üks asi on see, et hooaeg sõita, nii kus see rahastus tuleb, kui palju rahastus tuleb ja mis protsent ja mis summad ma pean ise kokku kraapima. Aga selle kallal hetkel veel töö käib, aga klass on teada, street klass. Järgmine. Millal on plaan semiproosse minna ja mis auto see oleks? No semipro on tegelikult otsustatud juba. Siis kui karikas on käes, siis liigume edasi. No see on ühistriiti näiteks 5 aastat. No jah, isegi kui karikat ei tule, siis üle-järgmine aasta me oleme semis. Et see on nüüd otsustatud, et ütleme, et me anname meeskond annab mulle viimase võimaluse veel lubada street klassi sõita, sest tegelikult juba Alex tahab seda turbo häält kuulda ja refi tossu ja tahab seda semipro, seda haipi saada, sest et streetis ei ole seda haipi nii palju, et semipros on kindlasti rohkem rahvast ja Alex tahab ka seda tähelepanu saada. Et juba Alexi pärast me peame juba vahetama ja Andrel on ka siin. No, võib-olla see vaja tugev mees olla. Võib-olla see aasta mingid hääli kuuleb. Jah. See võib-olla väike susin hakkab olema, aga see võib-olla kuskilt midagi eest otsast kuskilt saalt. No äkki sinna mõte lisaradikas ka tekkinud sinna stange taha, et kes seda teab? Äkki isegi 2, äkki 3. Nii, järgmine. Kuidas tuli mõte, et hakata driftima? Ütleme, et see on tegelikult mõte, mis on olnud juba koolist algklassist, mul oli isegi kirjutatud see kolides me avastasime, et algklassist see 10 aasta eesmärk, kus sa näed ennast, et seal oli isegi lausa see sees ja ütleme, see drifti sõit on tegelikult päris pikalt südames. Ma olen ise olnud tegelikult ka siin ühe Eesti sõite siis meeskonnas vahepeal sinna aastaid tagasi, kus ma aitasin rehve vahetada, mitte essugi ei teadnud ja siis üks hetk lihtsalt tekkis võimalust rahaliselt, et prooviks siis ja tegelikult see teekond on olnud päris jõhker. Me ostsime auto, mitte midagi ei teadnud. Meil on, nagu teab siis meie spotter, kes meil on ja kelle kirjad ka meil auto peal on uut automotive, Raido ehk siis, et justkui nagu tegelikult know-how perekonnas on, aga ütleme sellega oli see, et Raido isegi vist ei teadnud, et ma üldse ostsin driftika või sõitsin drifti, et ma lihtsalt ostsin, me läksime Andrega kahekesi lihtsalt rajale ja siis mingi hetk tuli lihtsalt välja see, et mis asjad, sa teed drifti või? Me võitsime seda suht nagu vaka all. Ja me vist ei kuulutanud väga seda, aga... Ja me lihtsalt ostsime auto, lihtsalt fannisime. Ütleme, see esimene aasta oli tegelikult nagu, see oli täiesti müüse, 3 trenni, me ei teadnud mitte midagi driftist. Me olime talvel natukene siin poeparklas võib-olla proovinud ja läksime kütsime päris hästi. Jah, käisime konnaga Lätis ja... jah. Ühesõnaga, pulli tegime, normaalselt. Enam ei teeks seda. Sellega oligi, vaata, Kreks oli ka meil alguses, teine Kreks, mitte Karl Kreks, sest et meil mõlemal ei olnud kärulube, mis on hästi nagu naljaks. Täna meil kõigil on käruloed, Andrel on, mul on Kreksid, täna nagu käruvaja vedades vapsi jälle kohe. Viimased 2 küsimust. Mis BMW-d ja mis mootorid soovitate driftika alustamiseks? Osta valmis auto. Ma soovitan isiklikult, ma soovitan 3.0. Ütleme nii, et 2.8 ajab kassi ära. Ma sõitsin autoga, tegelikult oli jumal okei. Jõud oli suke täpselt,
ta ei olnud nagu liiga palju, aga ta oli täpselt nii palju, et sa saad sõita, et mootori toorik on odav. No tegelikult 2.8 vist oleks kõige parem soovitus. Nii kõige odavam ilmselt. 2,5. 3.0-ga. 2,5 ma arvan, on 2,5 ma arvan liiga lahe. Või tegelikult 36 vahel. Oleneb kerest. Kui 36, siis 2,5 täiesti okei. 15 talli ref. Jah. Velg. Ui, plätt, udod. Ma arvan, et 36 puhul 2,5. Ma ise sultan BMW-d puht selle pärast tegelikult, et know-how'd on väga palju netist leida, sa saad seda ise remontida, kui sul midagi katki läheb, driftis sul läheb asju katki, sa saad seda asja väga lihtsalt. Kui sul on mingi JDM, siis sul peab pappi olema, kui sul pappi ei ole, siis sa neid varuosi ei saa. Ja see saadavus ka jälle vist on. Ja know-how, meil on onu Karel, kes teab seda JDM-i maailma väga palju, aga teised väga ei tea. Jah, kas ägedam auto või... Aga ägedam auto on ka, soovitan, kui raha on, siis Karel näitab seda, et Nissan 350Z tegelikult Street Classis on tegelikult päris hea. Aga viimane küsimus. Kui suur on Street Classi ühe hooaja rahaline kulu eeldus, et auto on juba ehitatud? Ma juba rääkisin tegelikult sellest. Ütleme, et hooajaline kulu on seal kuskil 5,000–8,000 eurot. Kõik oleneb, kuidas sa majutad ennast, kõik oleneb, kui suur su meeskond on ja kui palju rehve läheb. Et see aasta oli natukene parem, sest et rajad, kus meil see aasta etapid toimusid, olid uued. Taugapis, kus tegelikult rehvi kulu pidi olema 10-12 rehvi, meil kulus 4 rehvi. Et selles suhtes oleneb rajast. Aga ma ütleks, hooajaline kulu on selline 5-7 eurot minimaalselt. Ma kuulsin siin podcastis öelda, et Street Classi hooaja kulu on siin 1000 eurot. Like. Ei ole, rohkem kui 1000 eurot. 1 aasta veel Streeti ja karikas koju või puhke aasta. No see on nüüd kindel, et me sõidame Streeti ja me sõidame kindlasti järgmine aasta ja puhata, ütleme sellega on täpselt see, et oleneb rahastusest, me võtame aasta korraga, et kuidas meil raha eest välja tuleb, aga plaan on kindlasti veel pikalt sõita. Et siin osas ma pean kindlasti ära tänama kõiki oma toetajaid, kes seda võimalikuks on teinud, kaasa arvatud enda pere, ilma kelleta mul seda võimalik teha ei oleks. Et pere poolt on tegelikult olnud meeletu tugi, vajadusega rahaliselt. Siin ei ole hõbelusikas suus sündinud. Ei tähenda seda, et mul MS-i maksavad kõik kinni, kõik on ikkagi enam jaolt enda rahakoti peal olnud, aga kindlasti on siin hooaja jooksul olnud hetki, kus võib-olla mõtled, et nagu see mootorgi jõuate läks, tegelikult täiesti lambist jälle 1,5 tonni pead leima tagant taskust, et see teha, et vanemad kindlasti aitavad aega, kui on häda käes. Nii, kuulage, see oligi viimane. Aga mul on külm. Me oleme siin päris pikalt jutustanud, ma ei tea, kui palju me siit juttu tuli. Meie Andrega igatahes YouTube'ist veel ära ka, me hakkame pulli veel alles tegema, talv on meil ukse taga, Winterbeaterid võib-olla on olemas. Tuleb vaadata järgmist videot selle pärast, et meil on siin väikesed retkeplaanid on võttes, et kes teab, mis seal üle lahe võib-olla tuleb, et meil on tegelikult, me läheme homme, kui me selle praegu filmime, siis me läheme tooma oma Winterbeateri ja siis hakkab see talveseiklus ja talverajad ja siis ühesõnaga staffi tuleb veel nii palju, et hakkab pulli saama, nii et tasub meie kanalile endiselt panna subscribe, sest et 70% meie vaatajaskonnast on endiselt seda tegemata jätnud, pange üks väike linnuke siin ära, siis me saame võib-olla rohkem plekki ja kes teab, äkki ma saangi üks päev seda teha igapäevatööna. Sa kujutad ette, et me oleksime garaažis hommikust õhtuni ja teekski contenti või? Ei. Sa ei olnud nõus täna siiagi tulema, pidin kohvi sulle ostma selle pärast. Ta tegelikult ei ostnudki kohvi. Ei ostnud, ostsin endale jalaksele. Ühesõnaga, stay tuned, pange subscribe ja näeme teiega juba järgmine päev, järgmine... Erinevad sokid jalas. No, mul oli üldse, minu sokke nägid. Nii, vaata. Vaata, mul oli siuksed sokid. Vaata, ma teen nii. Ühesõnaga, ma olen mõeldud. Tšau! Nii, meil on jäänud tegelikult üks asi tegemata jäänud, see on loos, see pidime juba ammu tegema, aga kuna iga kord, kui me teeme lõpukaadrit, siis meil tuleb see alles siis meelde, kui Alexil on video tehtud olnud, siis nüüd teeme selle heastuse. Ühesõnaga, teeme lihtsalt moodusel, nii nagu kunagi esimest kord tegime, kõik kommentaarid ja scrollime ja siis peame kinni ja vaatame, kes ennalik võitja on. Nii, hakkame pihta. Suvaliselt. Kellegile ülekohut ei tee.
Tänni G221. Siia jäi mu näpp peale. Ma teen screeni ka endale pärast. Pum! Palju õnne! Võitsid meie mürtsi, et kirjuta mulle, saada mulle screen, et sa ilusti oled meie subscriber ja kirjuta Instagrami, Ruut Motosporti ja siis me saadame sulle paki. Paneme siis loosipakki ühe väikse meie pusa ja meie särgi. Nii et palju õnne sulle ja jälgi edasi meid. Nii et tai!